2 paari ja 1 ainus. Kriipseldused Läänemaalt. Taidi-Laidi, eks sa mine täna ometi kiriku või surnuaiale. Õpetaja ütleb ise jutlust. Kes teab, millal ta jälle siia tuleb, ütles Laia-Eet uksest õue astudes vanamehele, kes paljajalu, katkine pintsak seljas, murulistus. Seda ma isegi arvasin, aga pole midagi jalga panna. Mõtlesin, korra läheks õige surnuaida, sinna lastakse ehk ka paljajalugi, vastas vanamees pead üles tõstes ja Heide poole vaadates. Ei saa siis taha ühtegi tulla, me Juuliga läheme küll. Ei tea, millal jälle õpetajat näha saab. Sa ehk oled kodus, vaatad laste järele, rääkis Heit ja astus korra majavarjust välja päikesepaistele, kus tema lahtine kirju sitsijak veel silma pimestavamalt kiirgas. Eks ma vaata, ega mul muudki ametid ole, vastas Taidi-Laidi. Kirikulised sammusid õueväravast välja, lapsed kogunesid murulistuva vanamehe ümber. Päike kõrvetas, tuul kohiseb lähedal kuusemetsas, kust mõni üksik kask ja sanglepp välja vahib. Laia-Eit on 5 päeva kohaperenaine, ehk nagu teised ütlevad, moonakanaine. Mees teeb tal 5 päeva nädalas mõisa ja selle eest võivad nad mõisamajas elada ning saavad pealegi 3-4 vakamaad põldu 1 tüki heinamaaga. Palgale lisaks annab mõis veel 20 rubla raha. Aga mitte üksi oma vanamehe ja lastega ei ela Laia-Eit siin majas, vaid temal on kaaslaseks veel terve teine perekond. Nii samasugune Eit ja Taat nagu nemadki, ainult lapsi on neil vähem, palju vähem. Peale selle elab siin veel üksik vanamees Taidi-Laidi. Ta on tervel oma eluajal õndsale vanapoisipõlvele ustavaks jäänud, rääkides, et kui ta nõnda vaevas ja viletsuses on või kui nälg mõnest kohast keha näpistab, tema siis üksi seda tunneb, kuna tal aga naisemehena ka muid kannatajaid ühes vaevlemas oleks. Õnnis vanapoiss elab juba terve aasta siin majas ja käib kordamööda ühe perekonna juurest teise juurde. See üleminek tuleb tal üsna tihti ette, umbes iga kuu kord. Tema kolimine, kui aga tema Sample complete. Ready to continue?